tervist! Tere. Suur rõõm on Salga poolt rääkida ühest suuremast arvamusuuringust, mille oleme läbi viinud ja just nimelt küll see pult aitab seda kõike teha. Ja alustuseks tuleb vist tõdeda, et me oleme siis natukene ka nende pessimistide esindajad, vahendajad, kes võib-olla täna ei saanud väga mahti nii suures koguses siia publikusse tulla, aga me esindame ikkagi ka need teisi vaateid kindlasti. Ja uuring, mida me oleme nüüd kevadest saadik läbi viinud, vaatab Eesti elanike siis hoiakuid keskkonna kliimateemadel. Uuringu eesmärk on kaardistada, kraadida Eesti inimeste hoiakuid roheülemineku ja keskkonnaga seonduvatel teemadel, aga ka nendega puutuvatel majandusteemadel. See teemade ring meie uuringus on päris lai, keskkonnast, energeetikast, transpordist, mets, energiasääst, aga seal on ka veel jäätmemajandus sees, on kliimahoiakuid ja teisi teemasid. Ja uuringu oleme teinud koostöös Rohetiigriga. Uuringu ettevalmistamises käigus oleme konsulteerinud paljude eri valdkondade asjatundjatega, nende soovitusi uuringu ülesehituses arvesse võtnud. Uuringu viisime läbi kahes faasis. Esmalt siis põhjalikud fookusgruppide vestlused, mille abil valmistasime küsimustiku siis kvantitatiivküsitlusfaasiks ette 4 sotsiaaldemograafiliselt erinevat gruppi üle Eesti, osalejaid üle Eesti ja seejärel siis järgnes 3 kvantitatiivküsitluse lainet ja mitu küsitluslainet teeme sellepärast, et saada põhjalikum, täpsem, detailsem andmestik, mis võimaldaks siis ka geograafiliselt Eestis täpsemalt sisse zoomida. Jah, mida veel rõhutaks, enne kui läheme päris teemade juurde. Need tulemused tulevad graafikute ja jooniste kujul, sellega tuleb leppida, aga siia kõrvale lubame enda selgitusi. Kogu uuring on sõltumatu, neutraalne ja peegeldab siis tänast ühiskonna meelsust ja hoiakuid. Aga lähme tulemuste juurde ja alustame siis suhtumisest kliimamuutustesse, kliimateema. Nii, et siin taustaks siis ütleks ka seda, et see aasta tehti ka Eurobaromeeter põhjalik kliima, taastuvenergia ja kõigi sellistel seotud teemadel. Ja sealt selgus see sama asi, et Eesti riik on siis kõige kliimaskeptilisem riik terves Euroopas. Ootuspäraselt oleme seal põhjas muidugi teiste Ida-Euroopa riikidega, aga me oleme siiski ees mitmes mõõdikus. Kõige vähem toetame Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärki, kõige vähem oleme kliimamuutuste pärast mures. Ja ühtlasi, mis seal siis veel on ikkagi arusaamine inimtekkelisest kliimamuutusest. Seal meil on natuke teine küsimus, mis Eurobaromeetris küsiti, et kas inimtegevus üldse põhjustab. Et seal Eesti inimestest siis umbes 60% ütleb, et põhjustab. Edetabeli tippus on Rootsi, kus seda ütleb 96%, nii et see vahe on väga-väga suur. Ja mis me siin ise praegu näitame, et on see, et loomulikult on see vanuseliselt väga erinev, et loomulikult noored inimesed saavad inimtekkelistest kliimamuutustest palju paremini aru ja loomulikult ka rohkem haritud inimesed. Et see on asi, millega tuleb arvestada. Ja teinekord on huvitav ja informatiivne vaadata ka seda, mida erinevatest teemadest arvatakse erakondade toetajate lõikes. Ja kliimamuutuse osas on üsna selge see pilt, et kõige vähem on kliimamuutuse inimtekkelises põhjuses veendunud EKRE ja Koosi erakondade toetajad ja siis selle joonise teises otsas. Need, kes on selgelt teadlikud kliimamuutuste inimtekkelisusest, valivad ja toetavad rohkem siis sots, rohelisi, Eesti 200, Reformierakonda. Ja see meie uuring on ju väga loogilises ja selges seoses nende erakondade
siis ka sellise igapäevase retoorika ja programmiliste positsioonidega. Jah, võib-olla siin veel rõhutada, et siis see hall tulp, eks ole, on see võrdselt meie küsimuses, et võrdselt looduslikest ja inimtegevusest, et see osakaal on meil keskmiselt siis selline üle 40%, mida on ilmselgelt liiga palju. Aga miks on see suhtumine kliimamuutustesse oluline teema, et seda näitab nii meie Eesti kogemus kui ka pikk ajalooline rahvusvaheline uuringute kogemus, et inimesed, kes suhtuvad kliimamuutustesse, või ütleme nii, et ei ole teadlikud kliimamuutuste inimtekkelisest taustast, üldiselt tulevad palju vähem kaasa ka kõikvõimalike rohemuudatustega ja ka on valmis vähem ka näiteks fossiilkütustest loobumise teele minema, et see on päris oluline faktor ühiskonnas. Ja, et see inforuum on väga oluline. Nüüd, mis siin ka enne on läbi käinud, et me saame siin paljusid asju tagasi peegeldada, et mis see vastandus siis on, et keskkonna kaitsmine, majanduskasv ja töökohad, et see on ka selline pika rahvusvahelise ajalooga küsimus, mida on 40-50 aastat küsitud. Ja mida me siin praegu täpsemalt näitame, on siis sellise isehinnatud leibkonna majandusliku toimetuleku järgi 5 palli skaalal, et selgelt on näha, et need inimesed, kes hindavad siis oma majanduslikku toimetulekut kehvemaks, toetavad selgelt ka keskkonnakaitse poolt oluliselt vähem. Ja muidu on see selline 60-37 umbes praegu, et 60% läheb sinna majanduskasvu ja töökohtade poolele, aga oluline on siin märkida ka seda, et seda on samamoodi, see rahvusvaheline kogemus näitab, et see vastus sellele küsimusele sõltub oluliselt ikkagi majandusseisust, milline see parasjagu on, et praegusel hetkel lihtsalt on väga halb aeg keskkonnakaitsega tegelemiseks. Liigume siis keskkonna loodusteemade juurest konkreetsemalt veel metsa teema juurde. Meil fookusgruppide siis aruteludes rääkisime ka Eesti looduse seisundist, Eesti keskkonnaprobleemidest, siis üldiselt oli arvamus fookusgruppides inimestel see, et Eesti looduse seisund on päris hea, vähemalt võrreldes muu maailmaga. Aga kui palusime tuua esile siis peamised keskkonnaprobleemid, mis inimestele pähe tulevad ja muret teevad, siis kaugelt kõige enam nimetati siis muret Eesti metsade pärast, Eesti metsaseisundi pärast, konkreetsemalt siis metsade intensiivse majandamise, raiete mahtude osas. See on täiesti ootuspärane, metsateema on inimestel südamelähedane, eestlased tõepoolest armastavadki ennast metsarahvaks pidada, see on päris pikki aastaid olnud emotsionaalne teema, aga siin juures paljud rõhutasid siiski ka seda, et Eesti siis metsa- ja puidutööstuse valdkond on ka väga oluline Eesti majanduse seisukohalt, see on ka oluline tööandja, eriti maapiirkondades, ehk et see pilt on mitmekesine, inimesed saavad ka sellest majanduslikust mõõtmest metsa puhul aru, tähtsustavad seda ja mis on lootus, on, et leitakse selline mõistlik tasakaalupunkt majandamise ja keskkonna siis looduse vajaduste vahel. Meie oma uuringus küsisime osalejatelt inimestelt kvantitatiivküsitluses, et kuivõrd loodussäästlik on teie arvates Eesti metsade majandamine. Kõigist vastajatest siis natukene suurem osa, ehk siis 48% vastas, et tänasel päeval metsade majandamine ei ole piisavalt loodussäästlik, natuke väiksem hulk, ehk siis 42% arvas, et metsade majandamine on loodussäästlik tänasel päeval Eestis. Mis on nüüd huvitav tulemus, nooremad eagrupid selgelt peavad metsade majandamist täna Eestis loodussäästlikumaks, seal neid positiivseid suhtujaid on seal enam, võrreldes siis vanamealistega, kes on rohkem metsade majandamise loodussäästlikkuse osas mures. Ja samuti Tallinna linna elanikud ja siis Tallinna kuldse ringi lähivalitsuste elanikud peavad metsade majandamist loodussäästlikumaks, samas selgelt maapiirkondade elanikud on metsade osas ja selle majandamise osas rohkem mures ja ka laiemalt võttes jõukamad inimesed hindavad, et metsade majandamise loodussäästlikkusega on asjad Eestis paremad.
liigume energia juurde, et see on meil tegelikult selles uuringus üks kõige kesksemaid ja suuremaid valdkondi, eks siin on ka seda kirgi ja probleeme on siin ka omajagu olnud. Jah, et seda poleemikat on väga palju. See teema kindlasti on ilmselt ka rohkem juba nüüdseks selline poliitiliselt laetud, ideologiseeritud, sõltub märksa rohkem erakondadest, mida inimesed toetavad ja valivad, et mis nad nendest asjadest arvavad, aga jah, et lihtsalt näiteks, et see üldise tausta mõttes, et see arusaamine sellest, et meil on vaja lähiaastatel ehk kiiresti rajada uusi elektritootmisvõimsusi, on siiski valdav, et selge enamus inimesi seda toetab ja kui nüüd rääkida järgmise slaidi peal nüüd sellest riiklike toetuste küsimusest, mis on ka hästi palju tähelepanu saanud kogu selles debatis, et kas riiklike toetusmeetmete abil uute võimsuste rajamine on okei, et tegelikult ka selge enamus inimesi, sealjuures siis kõrgharitud inimesed natuke isegi rohkem, on seda meelt, et see on täiesti okei, mis on selles mõttes üllatav tulemus, et poliitikud on kindlasti väga teist meelt, et see debatt on meil selliseks kujunenud, nagu see oleks inimestele täitsa vastuvõetamatu, aga siin oluline on ka märkida ära on ju see, et siin me ei erista taastuvat selles küsimuses, taastuvat ja muid, ja kindlasti, kui nüüd vaadata seda debatti, et on täitsa selge, et meil räägitakse hästi palju sellest, et justkui taastuvenergia on see, mis vajab toetusi, samas on fakt see, et kõik suured uued elektritootmisvõimsused rajatakse ainult riiklike skeemide abil Eestis, et seda näitas ka Tööandjate Keskliidu tulevikuenergeetika uuring, mis nad Soomest tellisid, ja samamoodi päris kindlasti ei teata seda, et need samad gaasihanked, mis on praegu välja kuulutatud, et need tulevad ju samamoodi riiklike toetusmeetmete abil, et paraku see debatt on meil muutunud selliseks, et nagu see toetusmeetmeid vajaks siis ainult taastuvenergia ja justkui see muu sünniks siis iseenesest turu vastu, et see ei ole ju nii tegelikult. Et see on selline seis, aga jah, üllatav on siis jah see, et tegelikult kui siin täpsem selgitus inimestel oli antud, et miks neid riiklikke toetusmeetmeid kasutatakse, et igal juhul need uued võimsused, eks ole, aitavad tagada Eesti energiasõltumatust, nagu Tõnis juba vist ka mainis, et see energiajulgeoleku teema käis ka meil fookusgruppides hästi tugevalt läbi, et selles mõttes see on inimestel väga südamel ja et väga neutraalselt sõnastatud, et need uued võimsused ka võivad langetada elektri hinda, ei pruugi, siis tegelikult inimesed toetavad seda, et see on tegelik seis. Kuidas siis tulevikus Eestis elektrit võiks toota? Kõige populaarsem või tugevama toetusega elektritootmisviis tulevikuks on päikeseenergia, siis viimase uuringu seisuga. Järgnevad maagaas, tuumaenergia, need kaks energialiiki on tegelikult nüüd aasta algusega võrreldes ka meie uuringus teinud läbi toetuse tõusu. Gaasijaamade rajamisest on viimastel kuudel olnud palju juttu, see on loogiline. Samamoodi tuumaenergia ehk tuumajaama teema on olnud rohkem esil, võib-olla tulnud rohkem esile kui tõesti realistlikum potentsiaalne lahendus riigi tasandil, eriplaneeringuga on paar sammukest edasi tehtud. Nii et nende tõus on nagu loogiline. Tuuleenergia osas tuleb rõhutada endiselt, on selgelt üle 50% inimestest toetaval positsioonil tuuleparkide ja tuuleenergia arendamise osas, aga võrreldes nüüd aasta algusega on ikkagi toimunud üsna selline märgatav ja selge tuuleenergia toetuse vähenemine, mis on põhjuseid. Tuuleparkide jaoks on see aasta olnud päris keeruline, kõik me seda teame. Aasta algusest on üle Eesti rullinud, ütleme siis, infraheli selline ärevuslaine, kohalike valimiste eel on teema muutunud ka järjest poliitilisemaks, on nii üleriigilises kampaanias näha olnud sellist selget vastandumist tuuleparkidele ja veelgi olulisem, et see teema on hästi politiseerunud ka kohalikul tasandil siin enne kohalikke valimisi. Nii. Ja üldises pildis suhtumine siiski taastuvenergia arendamisse on endiselt Eesti ühiskonnas laiemalt võttes väga positiivne.
väga tugev toetus on nooremates eagruppides taastuvenergia arendamisele, aga ka vanemates eagruppides on see endiselt siiski selgelt positiivsel poolel. Ja see ka peegeldab hästi meie fookusgruppide järeldusi, inimeste ütleme siis peades olevasse sellisesse nii-öelda energiamiksi sobivad või mahuvad nii taastuvenergia kui juhitavad tootmisviisid, et soovitaksegi võimalikult sellist mitmekesist portfelli, sinna mahub nii taastuvenergia kui ka tuumaenergia, inimeste peades ei ole siin nagu sellist konflikti. Nii, ja räägime veel siis tuuleparkidest, kuna see on niisugune kõige põnevam ja plahvatavam ja mingis mõttes ju ka kõige kiirem teema, mida me tegelikult teha saaks. Et samamoodi nüüd üle vanuse me oleme uurinud ka siin erinevate argumentide kohta, et mis on siis inimeste jaoks nagu need positiivsed mõjud, et miks üldse tasub tuuleparke rajada. Ja siin on näha, et see sama energiajulgeoleku faktor, et kõik need küsimused, mida me inimestelt küsime, on tegelikult natuke täpsemad, et ei mahu lihtsalt slaidile ära, et see julgeolek on ära nimetatud, et see on kohalik hajutatud tootmine. See kannab jätkuvalt kõige paremini ka kõikides nendes kohalikes omavalitsustes, kus tuuleenergiat arendatakse. Ja samal ajal siis seesama soodsama energia argument on saanud selle aasta jooksul selle sõja käigus kõige rohkem pihta. Seesama tootmiskeemide segadus, toetusskeemide segadus tähendab, ja siin on samamoodi siis näha, et see on see punane joon, et ta on vanuseliselt siis kõige erinevam, et noorte seas on ta jätkuvalt väga kõrge, et saadakse aru, et tuuleenergia viib hinnad alla, aga muudes vanemates gruppides on see kukkumine olnud sügav, et selles mõttes on huvitav võib-olla teada, et aasta alguses, kui me nüüd juba enne rohetiigrit nende asjadega natuke alustasime, oli seesama soodsa energia argument kõige levinum, et selles mõttes selle aasta käigus just see majanduslik efekt tuuleparkidest on saanud väga palju pihta ja mingis mõttes on kadunud sel aastal ka avalikus debatis täielikult see jutt sellest, et mida me siis majanduslikus mõttes võidame tuuleparkide rajamisel. Et selliseks olukord kujunenud nüüdseks on. Vaatame ka siis nii-öelda NIMBY efekti. Küsisime inimestelt, kas nad oleksid nõus tuuleparkide rajamisega inimeste siis kodukoha või suvituskoha vahetuse lähedusse. NIMBY efekt on olemas, tuuleparkide puhul ikkagi enamus inimesi, mõnevõrra enam inimesi ei soovi tuulepargi rajamist enda kodukoha lähedusse. On muidugi märkimisväärne hulk inimesi, kes on selleks siiski valmis. Vaatasime ka distantsilist erinevust, siin tuleb tõdeda üldiselt, et pole vahet, kas pakutakse sulle tuuleparki 2, 3 või 5 kilomeetri kaugusele, see kehtib eeskätt siis maainimeste puhul, kus need distantsid on olemas ja tuulepargid võimalikud. Et selline vahetu lähedus on laiem, kui võib-olla arvatakse inimeste peades, see kodukant. Aga vahe tuleb sisse siis, kui nihutada ikkagi juba kaugemale, ütleme 8 kilomeetri peale, siis ei peeta seda enam vahetuks aia taga olevaks distantsiks. Küsisime ka tuumaelektrijaama kohta, siis see alumine slaid siin või alumine joonis. Mõnevõrra rohkem on neid inimesi, kes ei taha enda kodukoha vahetusse lähedusse tuumajaama võrreldes tuulepargiga. Seostame siin sellel slaidil ära ka siis suhtumise kliimamuutusesse või inimtekkelisse kliimamuutusesse ja siis valmisoleku elada tuulepargi vahetus läheduses. Siin teooria saab hästi kinnitust. Inimesed, kes on teadlikud sellest, et kliimamuutus on valdavalt inimtekkeliste põhjustega, on ka tunduvalt enam leplikumad selles osas või on valmis elama tuuleparkide läheduses tunduvalt leplikumalt kui tugevad kliimaskeptikud. Jah, et see sama inimtekkelise, et see samamoodi Eurobaromeetris on see ka pidevalt lahti võetud, et see sama inforuum, see teadlikkus kliimamuutustest on ülioluline inimeste käitumise mõjutaja ja seda see eelmine slaid muidugi näitas. Aga jah, sellest kõigest hoolimata, et me oleme terve selle aasta jooksul uurinud ka neid kompensatsioonimeetmeid, et mis juhul siis, kui siin muidu oli näha, et inimesed pigem ütlevad, eks ole, ei, et nad ei toetaks tuuleparki oma kodu lähistel, siis oleme uurinud ka tegelikult isegi rohkemate asjade kohta, aga siin näitame neid kõige levinumaid, et mis puhul siis ikkagi oleks nõus leppima, milliste kompensatsioonimeetmete korral ja tegelikult selles osas on seis jätkuvalt sama, nagu oli ka aasta alguses, jälle natuke nõrgenenud, aga sellegipoolest
kõikides omavalitsustes, kus me oleme teinud siin põhjalikult, nüüdseks juba vist 16 kohalikus omavalitsuses infot kogunud lisaks niisugusele üle-eestilisele asjale, ja sisuliselt igal pool on väiksem või suurem enamus inimestest nõus tuulepargi rajamisega, kui neile pakutakse selle eest kohalikult odavamat elektrit. Ja tegelikult võib öelda, et selles mõttes see, kuidas see asi nüüd nagu tegelikult kohalikes kohtades käib, et see kohalike vastuseis on selline otsitud poliitiline argument, et pigem see jääb ikkagi kohalike poliitikute arguse taha ja et nad poevad selle kohaliku vastuseisu selja taha, sest tegelikult andmed seda ei toeta, et tegelikult kompensatsiooni korral on jätkuvalt enamus inimesi tegelikult tuuleparkide rajamisega nõus ka nendes kohalikes omavalitsustes. Aga nagu algul öeldud, meil oli veel mitmeid teisi teemasid, millesse väga põhjalikult ei jõua nüüd täna minna, aga üks võib-olla selline positiivsem üllatus oli suhtumine siis jäätmemajandusse, tulevasse prügireformi põhimõttesse, et põhimõtteliselt inimesed on selle suhtes mõistvad ja soosivad, ehk et ollakse valmis juhul, kui inimesed ei sorteeri enda prügiliigiti, siis ollakse nõus sellega, et sellised inimesed peaksid ka siis rohkem selle jäätmeveo eest maksma. Ja fookusgruppidest tuli ka hästi välja, et oli päris mitmed inimesed, kes ütlesid, et jah, mina täna ei sorteeri, aga kui tuleb selline väike tõuge läbi minu rahakoti tulevikus, siis olen valmis oma käitumist muutma ja saan sellest loogikast aru. See on siis näide sellisest poliitika või muudatusvaldkonnast, kus inimesed saavad sellest eesmärgist aru, kõik mõistavad, et prügi võiks rohkem sorteerida, taaskasutada. Kui see on läbipaistev, arusaadav, hästi ellu viidud, siis seda toetatakse ja nagu siin täna ka varem kõlanud muidugi, tähtis on ka see, et usutakse, et see siis liigiti kogutud siis prügi ka reaalselt liigiti pärast taaskasutatakse. Selles osas on endiselt sellist skeptilist vaadet. Aga ühesõnaga, see on selline poliitika näide, mida on võimalik õppida ja kasutada ka teistes valdkondades. Täna on palju olnud juttu ka näiteks transpordist, kuidas saada inimesi rohkem kasutama ühistransporti ja vähem autosid, siis meie uuringuga järeldus oli päris lihtne, inimesed tõid selle välja, tõesti parem liinivõrk, parem bussigraafik viiks inimesi rohkem ühistransporti. Ja lõpetuseks ka mõned sellised kiired, lihtsad soovitused meie uuringu ja laiema siis maailma pinnalt, kuidas rohemuutusi tõhusamalt ühiskonnale ja ka oma klientidele selgitada. Need on soovitused nii avaliku kui erasektori vaatest. Vähem võiks kasutada eurobürokraatlikke põhjendusi, ehk et kui ei peaks olema ainuke põhjendus mingisuguse muudatuse tegemiseks see, et meil on Euroopa Liidus see kokku lepitud, see on meie eesmärk, nii on, et Eesti inimestel on kalduvus tahta oma peaga mõelda ja see võib tekitada sellist tõrke reaktsiooni. Samamoodi liigne moraliseerimine, kliimakatastroofi, maailma lõpu stsenaariumite maalimine kipub ka tekitama psühholoogilist vastutõrget ehk et sellist jõuetustunnet, et ei olegi võimalik midagi ära teha, et olukord on väga-väga hull, et siin tuleks doseerida, jätta inimestele ikkagi lootus ja näidata tegelikult lahendusi ja mida inimesed ise saavad teha. Ja mida rohkem võiks teha, et siin on käinud need asjad juba servamisi läbi ka, aga jälle, et inimesed, üks asi on tõesti, eks ole, probleem on see, et väga paljusid neid asju me peame tegema just nimelt nendel Eesti äärealadel, mis demograafiliselt kõiki neid asju, millest me siin räägime, nagu see inimtekkeline kliimamuutus ja nii edasi, absoluutselt ei toeta, et vanemad, vähem haritud inimesed ja nii edasi, aga sellegipoolest, et ülioluline on see, milline see debatt laiemalt on, see, et mida me riigina võidame, mis see annab meie riigi konkurentsivõimele, lisaks siis, eks ole, need samad kompensatsioonimeetmed näiteks tuuleparkide puhul, aga samamoodi, et mis siis kohalikud kogukonnad sellest saavad, et selle kõigega ju tegelikult tegeldakse, aga need on asjad, millest tuleb rääkida, millest tuleb nagu laiemalt inimesi teadvustada. Ja need jätkuvalt töötavad. Ja nüüd selle sama prügireformi näitel samamoodi, et ikkagi otsene positiivne mõju inimeste elukeskkonnale
et see on ka asi, mis kindlasti toimib ja prügireformi selle printsiibi näitel jah, et see on väga ilus näide, et inimesed saavad isegi aru sellest, et on täiesti okei küsida rohkem raha, juhul kui sa saastad rohkem ja nad on valmis seda ise ka toetama ja ütlevad, et see ongi täiesti okei, nende enda käitumise mõjutamine sellisel viisil, nii et selles mõttes ei ole ka tõsi võib-olla selline lähenemine, et me ei saa nagu midagi inimestelt küsida, et kui see asi on selge eesmärgiga, selgete kasudega, siis tegelikult enamus inimesi on valmis nende asjade taha tulema. Ja sellega me lõpetame, suur aitäh!